Selleks, et avada oma intuitsioon, on vaja õppida tundma ja mõistma iseennast, omaenda sisemist olekut. See on vundament ehk mõista oma tundeid ja teada, millest need tunded ja sisemine olek räägivad. Enesearengus on olemas selline väljend nagu tunne iseennast. Iseenda tundmine tähendab endast selgusele jõudmist, iseenda tundma õppimist, oskust endale iseennast lahti seletada. Ja kui see teile õnnestub, hakkate te tõstma oma tundlikkust. Ja mu sõbrad, intuitiivne tunnetus avaneb alati läbi kõrgema tundlikkuse läve. Kui inimene tunnetab end seesmiselt ja tunneb end, treenib ta intuitiivselt oma taju. Intuitsioon on treening, üldiselt on kogu ekstrasensoorika aastate pikkune iseenda treenimine. Ja intuitiivne taju avaneb alles siis alati, kui inimene on häälestunud oma elu teatud seisunditele. Kui inimesel on kindel psühholoogiline ja vaimne seisund. Esiteks, see on tarkus, see on mõistmine, see on teadmine, see on vaprus. Need on teatud omaksvõtud, see on teadmise seisund, mis sinu enda sees seletab kõike sinu ümber. See on teatud häälestus, mis käivitab, avab ja aktiveerib inimese sees intuitiivse taju. Intuitsioon on olemas igal inimesel. Kõikidel inimestel, kellel on hing, on olemas ka intuitiivne taju. Intuitsioon on maailma tajumine oma hinge kaudu. Kui teie hing on aktiivne ja te mõistate oma hinge seisundit, siis just tema juhibki osavalt intuitiivset tunnetust. Ma ütleksin nii, see on tõepoolest tunnetus, mis tekib teie sees spontaanselt ja loob teile sellest tunnetusest sügava mõistmise. Intuitiivse taju avamiseks on palju erinevaid metoodikaid, ka meie tegeleme oma õpilaste intuitsiooni arendamisega. Kuid tahan teile öelda, et igal juhul on vajalik treening. Ükskõik millise meistriga te ka ei töötaks, on treening siiski intuitiivse taju aluseks. Ja alustage juba sisemisest tundlikkusest. Hakake ette tundma, tunnetama üldiselt, ette nägema, seisundit ära aimama. No näiteks võtame selle kellakese. Me saame tunnetada selle seisundit, kes seda valmistas, mis eesmärgil, kus seda valmistati. Selleks on vaja õppida oma meelt peatama. Mõttetegevus tuleb vaigistada.